Tere! Tere! Täna läheb koju ära või? Tagasi või? Sellepärast oledki siukses vihmariietuses või? Jah. Ei lähe mis koju. See on ideaalne siklasõidu ilm. Vihma sajab ju. Putukaid ei ole. Vesijahutus endast käest võtta. Taevast. Jumast tean. Vesijahutus. Muidugi noh. Siis ei ole ainult mootorratas vesijahutusega, ise oled ka vesijahutusega. Okei. Aga ei jää enam midagi. Meil on ju eesmärk ees. Tuleb selgeks saada. Ja aega väga palju enam ei ole. Aga ei ole halba ilma on vale riietus, nagu öeldakse. Tuleb natukene tuleb olla ettevaatlikum. Täna on just meil pidurdamise päevi. Aga jah. Aga teie ainuke pidur olen mina siin praegu. Okei, ma panen püksid jalga. Jah, olgu. Täna on 4. sõidutund. Kõik! Tubli, korras. Kiiver kinni ja... Võt selle ma küll unustasin. See harjuta endal sisse, et nii pea kui paned kiivri pähe, kohe pane kiiver kinni, muidu unustad. No, et see on alati mõistlik. Minul on see rutiin alati, nagu paned pähe, paned ta kinni. Kui sama poes proovid, siis on teine asi, aga nii pea kui sõidu mõte ikkagi peas on, kohe pähe pannes, kohe paned kinni, et siis ei teki seda ohtu. Sest see on üks väga suur põhjus eksamil läbi kukkumiseks. Ekraan puhtaks. Nüüd siis tulete meelde, mis me eelmine kord tegime. Slaalom 8 ja ühe korra veel, aeglane slaalom 8. Kuhu vaatad? Just. Sinna. Nina eest ei ole sul midagi. Silm on kogu aeg horisondil. Keha natukene ettepoole. Just, nii on väga hästi. Täna siis, nüüd hakkame natuke kiiruseid arendama. Praegu sa oled ju sõitnud 20-30 maksimum. Nüüd 2 harjutust, millel on vaja saada kiirus 50 siin platsi peal. Ehk siis need jooned, mis siin maas on, nendest joontest peab hakkama pidurdama. Selle joone peal peab sul kiirus olla 50 kilomeetrit tunnis. Ja siis pidurdad enne seda järgmist joont, siin vahepeal pead seisma ja saama. Kasutada tuleb mõlemat pidurit, nii jala kui käsipidurit. Hetk enne vajutada tagumist pidurit ja siis esimest pidurit. Aga nagu ikkagi niimoodi korralikult ja põhja või? Põhimõtteliselt küll. Lõpuks pead nagu enam põhja. Sest et siin on see, et see on äkiline pidurdamine. Enne seda joont ükskõik kus kohas sa ei pea jooneni sõitma, enne seda joont pead seisma saama. See on üks harjutus. Ja teine harjutus, kui meil see on juba hea, saad pidurdamise sellest kogusest dünaamikast kõigest aru, siis teine pidurdamine on siis selline, kus sa pead sinna esimese ratta kontaktpinna pead saama selle ruudu sisse. Kast on nagu selline halb sõna, et mootorrattur pidurdab kasti. See ei ole nagu hea väljend, aga sinna nii-öelda planeeritud pidurdamine selle ruudu sisse. Esimese ratta nii-öelda see kontaktpind, mis on maaga, see peab olema selle ruudu sees. See kiirus on ka 50 või? See on ka 50. Aga seda ju ei tehta esimese käigu pealt. Teine käik. Ehk siis nüüd ongi see, et üks asi tuleb hakata käiku vahetama, teine asi tuleb hakata kiirendama. Ehk siis tegelikult see harjutus siin on selline 3 faasi. Sealt, kui sa tuled, esimene faas on selline kiirendamine, teine faas, kui saad õige kiiruse kätte, pead seda kiirust hoidma. See kiiruse hoidmine on selline sekund, maksimum 2 saad seda kiirust hoida ja siis pead hakkama pidurdama. Ehk siis see, et sa pead võimalikult erksalt hoo üles saama, saad selle kiiruse kätte, korraks vaatad spidomeetrit, et kiirus on õige, siis sellel hetkel juba võtad endal selle mõnus asendi sisse, sa tead, et nüüd pead hakkama pidurdama ja siis hakkad pidurdama ja jääd seisma. Põhimõtteliselt on see, et hästi tähtis siin on see, et sa ei paneks kogu oma keha raskust siia lenksu peale. Et siin on see keha asendi hoidmine väga tähtis. Jalgadega hästi kõvasti hoiad paagis ja keha hoiad püsti selja ja kõhulihastega. Käte peale ei toeta. Kui sa hakkad käte peale toetama jõuga, siis on oht, et tagumratas läheb õhku. Tagumratas õhku tõusta ei tohi. Mõlemad rattad peavad säilitama
kokkupuute maaga. Pane käima, proovi paar korda lihtsalt kõigepealt seda kiirendamist ja käiguvahetust. Tahtsingi küsida, et millal see õige hetk on nagu esimese pealt teise peale minna? Sa kuuled seda. Hirmsat moodi hakkab karjuma, autoga on ju samamoodi. 70-ga ei sõida ju esimese käiguga. Tegelikult on niisugune 20-30 kilomeetrit tunnis juba on väga okei teine käik panna. Proovid kõigepealt selle pidurdamise üldse aru saada, mismoodi ta pidurdab, kui palju sa pead pidurdama. Ja siis saad järk-järgult tõsta nagu kiirust ja siis saame nii-öelda seda õiget kohta hakata ka täpselt otsima, et sa ei pidurda seal nende koonuste juures, vaid sa oledki selle joone juures. Ja pilk jääb täpselt samamoodi, kogu aeg jääb sinna putka juurde, putka katusele. Kuidas ma siis kontrollin, et mul ikka 50? Vahepeal vaatad korraks vaatad. Ja siis kohe pilk jälle uuesti edasi. Kuni pidurdamise lõpuni ei vaata seda joont, ei mitte midagi maas. Sina vaatad horisonti kogu aeg. Tõukeratas! Jalad paaki! On! Nii? Wow! Just! Tunneta seda kätt! Ei julge vahetada käiku? Nii? Nii. Mis sind hirmutab? Kuidagi liiga palju asju on vaja korraga teha. Aga teege siis üks asi endal selgeks. See kiirendamise tunne ära. Aga proovi praegu koha peal seda käiguvahetust. Üldse ei vaata, kus sul see on. Praegu tõmbasid vähe, muidu on natuke rohkem tõmbama. Siis tuleb teine. Et ehk siis ülemine esimeselt teisele peab tugevam tõmme olema. Et esimesel läks hästi vaata. Et tegelikult on ühe tõmbega tuleb. Samamoodi ülesse. Tule ju. Sõiduaeg tuleb. Karmaga õiglane. Karmaga õiglane. Tuli jah. Kule, aga ilma sidurita vahetab ka käike ju. Vahetab. Vahetab küll, aga see ei ole hea. Aga ma just ei arva, et sa vahetab. Said just teada? Jaa. Väga hea. Juba sai käigu vahetatud väga hästi. Sinul on liiga hästi lahti äkki või? Okei või? Hakkab tulema. Nüüd pane natukene tempot juurde, sa praegu teed nagu mutike läheb poodi saia järgi, piima järgi. Rahulikult. Teine. Eks natukene kiiremini kogu seda käiguvahetused teha. Arvad, siis saad muidugi. Kas seda sidurit siis, kui ma nagu käigu vahetan ära, panen teise käigu sisse, siis ma võin siduri nagu põhimõtteliselt küll. Lahti lasta täiesti või? Nüüd proovi seda, et proovisin ka pidurdada. Ehk siis võta mingisugune proovi seda, et sa hoiad mingi kiiruse kas või 30-35. Võta kiirus üles, korraks vaatad kiirust ja proovi seda kiirust hoida. Nii-öelda, et sul on vaja saada ka käsi nii-öelda paigale, mitte see, et sul kogu aeg käsi liigub, et käsi peab paigale jääma ka. Saad kiiruse kätte, isegi siin praegu võid 40 juba siin ka võtta rahulikult, et kõigepealt sa tunne kätte saada, mismoodi see pidur üldse töötab. Et kui palju sa pead pidurit vajutama, kui äkiliselt ja nii edasi. Ma nagu korraga vist neid mõlemat ei olegi vajutanud. Seda tuleb teha, sest tegelikult liikluses samamoodi see harjumus on hea, kui see harjumus on sees mõlema pedaaliga. Sest tegelikult see seisma saamise vahe linnakiirusel tegelikult on niisugune 5-6 meetrit, kui sa pidurdad ainult tagumise või esimesega või pidurdad vähen. Ehk siis see on linnakiirusel mõtte seda 5-6 meetrit on terve auto pikkus. Kas sa saad enne autot seisma või sõidad autole tagant otsa. Ja siin on selle aparaadiga on väga hea pidurdada, et tal on ABS, see enamus asju hoiab ära, juhtumiti blokkida ei lähe, sa ei suuda siin blokke pidurdada. Et sa tegelikult võid pidurit täiesti peaaegu põhja tõmmata, midagi juhtu.
saad seisma, saad kähku seisma ja rattad ei blokeeru. No, nüüd hakkab ikka täiega sadama. Mõnus. Ei tea! Appi! Täitsa lämpla! Ma tulen ühe korra veel! Raske õppustel, kerge lahingus. Et vihmaga ära sõitnud, siis tegelikult see on juba suge mõnus tunne. Ei pruugi, mitu aastat ei pruugi vihma saada. Paljud ei sõidagi vihmaga, aga kui oled sõitnud, on ikka hea tunne. Ma ei tea, mis see kiirus oli praegu. Vähe. Kiirus oli vähe. Aga kui ta on vihmaga? Kui ta on vihmaga? Mina, siin tead, üks on kõik vihma täis ja lõhuks sukast voolab niimoodi siia kuskil. Just. Märr. Aga tee paar korda veel, siis võtame kokku. Arvad jah? Jah. Appi, sa pead mulle pärast oma pükse naela, kui koju lähen. Sul oli ju vihmariietus selle jaoks olemas, seelik olemas. Õigus, sorry. Täitsa lõpp. Hüppab. Pärast. Hüppab täiega. Proovis jalapidurit ka? Ma tegin mõlemaga korraga nüüd. Ma juba hakkasin siin nagu tegema. Mis kiirus oli? Ei tea. 30 midagi. 35 maksimaalselt. No 50 täna jõuame arvan. Ei, kindlasti mitte. Täna ei ole ka mõistlik praegu esimese korraga seda 50 peale nagu ajada. Pigem ongi rahulikumalt teha, et just see tunne kätte saada. Aga pressi oli küll tunda. No praegu ongi, ta on ikkagi libena. Natuke on libedam loomulikult. Kuiv asfalt on kuiv asfalt ja märg asfalt on märg asfalt. See on ikka vahe vahel. Ma olen praegu nii märg. Ma tunnen, kuidas see jope laseb nagu märga läbi. Jaa. Ja tee üks kord veel. Mida? Üks pidurdus veel. Üks pidurdus veel? Mis ekstreemi? Sa tahad, et ma sõidaks võssa või? Jah. Jah? Sul on mingist pidomeetrit ilmas või? Küll ma olen juba näinud, kui kiiresti sõidetakse. Mina nägin 47. Jah, sinna alla 50 tiba oli, jah. Ja vaat, kus pidama said. Aga millal sa pidurdama hakkasid? Sul läks tükk aega, millal sa pidurdama hakkasid? Ma vist jah, natuke mõkutasin sellega. Sa nautisid seda kiirust juba. Oi, kui hea! Oi, mida neis! Saab seisma jääma. Eks järgmine kord saame kiiruseid tõsta. Ja saame pidurdamist rohkem nii-öelda tunnetust juurde. Praegu on väga hea juba. Nüüd läheb alles lahedaks. Nüüd alles tunned seda mõnu, mis see mootorratas annab. Käsid ja hakatab pidurdama. Jõuad. Varsti on asi selge, siis lähme linna, siis seal saad lustida. Lähme linna. Siis sa hakkad mind jävitama seal. Jaa. Muidugi. Aga pane ratas ära. Võtta.
ripsmedušš on laiali või? See on nüüd kõige tähtsam asi praegu. Muidugi kõige tähtsam. Mootorrattul ei jää, kui ripsmedušš on laiali, siis on nagu jant. Täis jama. Ei no siis tuleb see asi, load tagasi anda Arki, kui nagu sõidad niimoodi, et ripsmedušš läheb laiali. Jah. Ehk siis tänast ilma vaadates selle peale siis mõtle riietuse peal ka. Tegelikult enamus riideid on sellised, millel on sees kas nii-öelda lisa või siis on eraldi vihmakombinesoonid. Paned peale, kahes osas, ühes osas, paned lihtsalt tagi peale ja püksid peale või siis on täiskombinesoon. Okay. Et on erinevad variandid või siis on see, et on vihmamembraan on nii-öelda sees. Mingi maani hoiavad need tänapäeva riided nii-öelda seda kerget vihma ka. Aga tegelikult on, see on tõenäoliselt sul, see on juba täitsa märgna. Üldse see läbi märg? No muidugi. See oli juba enne märg. Vaata seda. See on seda. Ai tilgu. Väänad vett välja sealt. Lärtsub ainult. Ja. No selge. Nii, aga kui ma nüüd lähen endale varustust ostma, mis need esmased asjad ikkagi on? Ma võiksin endale osta kindad, on ju? Kiivri ja jope. Jope kindlasti, jah. Kindlasti uuri kõikidel neid igasuguseid kaitsmed, mis seal sees on, et oleks kaitsmed sees juba olemas, just küünarnukk, õlg, soovitatavalt ka tegelikult seljakaitse. Kiiver loomulikult peab olema sinu õige suurus, et ta sul ei loksu peas kuidagi moodi, ta peab olema paigas. Pigem isegi natukene nii-öelda, ütleme palju suruda ei või, et siis ta hakkab sul häirima sõidu ajal, hakkab pea valutama või niisugused asjad. Erinevatel tootjatel on erineva kujuga kiivrid, et isegi peakuju paljudel juhtudel mõjub hästi palju. Aga see jope näiteks, kas ta peab olema nagu pigem niimoodi hästi kehas, hästi ümber või pigem ruumi? Ei, pigem natukene rohkem ümber. Ma seda, et kui ta on nagu isegi natuke allpool, et tegelikult sa ju nagu sõidad, siis sul see jope just kui tõuseb nagu üles poole. Et selle jaoks ongi, et need kaitsmed oleksid paigal õiges kohas, õigel hetkel. Selleks sa peab olema ikkagi enam-vähem kehas. Ta ei saa sul lotendada seljas. Sõidu ka, mida suurem on kiirus, seda rohkem hakkab kõik see asi sul sees lotendama. Kogu see kest sul ümber, ta ei hoia mitte midagi. Et ta peab olema pigem ikkagi sul kehas. Mina mitte mingil tingimusel ei soovita mitte kunagi osta kasutatud kiivrit kellegi teise käest. Peakuju, kõik asjad on hoopis teise inimese järgi ära harjunud. Kindad ka ikkagi enda käe järgi ja alati selles mõttes poest tasub alati proovida seda, et mitte paned kinda kätte, vaatad, täitsa mõnus, aga proovi võtta kuskilt sellest ümmargusest asjast kinni. Motopoodi lähed, motopoes on ju sikleid ka, mine võta sikli sellest juhtrauast kinni, proovi seda kätt niimoodi. Et ta sul ka selles asendis on õige. Sama on pükstega näiteks. Sul püksid tõenäoliselt ostad natukene pikemad, sest et sa pead istuma ju sinna. Istud kuskile peale, jällegi võta see istumisasend või istu sinna kuskile tooli peale, et ta siis peab olema sul õige. Et kui sul praegu on natukene, need põlved on seal allpool, põlvekaitse on okei. Kui sa istud, siis ta tuleb täpselt õigesse kohta. Aga kindaid ma olen näinud nii stiilseid, siukseid nagu nahkseid, nahast kindaid, üli ilusaid. Et kas nagu algajale pigem võiks olla sellised, mingid sellised... Ilu ja funktsionaalsus peab käsikäes käima. Aga nad on motopoes müügil, siis järelikult oletada, et nad on väga head kindad. Absoluutselt. Aga nagu algaja mõttes ikkagi võib-olla kas... Ei, see loomulikult on hea, kui ta kaitseb sul neid sama nukke, natukene kaitseb ka näppe. Pead olema, tavalise kindaga ei lähe. Aga jällegi, motopoes, nagu sa ütlesid, tõenäoliselt on ikkagi okei tooted. Aga tasub küsida kindlasti motopoe nende töötajate käest, nemad on spetsialistid, nemad teavad. Et nendega konsulteerida, ikkagi öelda, mida sa tahad, mis sul plaan on, millega sa sõitma hakkad, enam-vähem sa tead, mis stiili. Ja täna on ka see, et enam ei pea ju ja enam ei olegi see, et sa vaatad ainult tumedat riietust, vaata pigem ikkagi värvilist. Just. Sa oled paremini nähtav tee peal. Et mida värvilisem kiiver, mida värvilisem sul riietus, seda paremini sa oled nähtav. Tänan selle väga informatiivse vestluse eest. Aga palun, selleks me siin olemegi. Jutt on sorav ja selge. Nagu isegi usuks juba seda juttu on. Traktorijuhid on see täna nii karmiks muutnud.
meil hakkab tähtaeg lähenema, vaata, ma lähen järjest karmimaks. Oi. Tule kiire!